Jumala tunnetus. Miks oleks vaja teda tunda või tunnetada või olla temaga kontaktis? Kui võib öelda, et nagunii me oleme kontaktis, et meid ei saa nagu rebida ära sellest üldpildist. Oleme lahutamatu osake tervikust, küll hetkel tingimustest sõltuvad hinged, see tähendab, et me samastame ennast mina, mulle, minu. Me ei saa aru võtta, et Jumal võimaldab kõike. Et meie võime kaasa mängida, aga me selle kehalise kontseptsiooni ja meelelise kontseptsiooniga arvame, et mina loon nagu. Tegelikult sa segad kokku, eks ju. Sa võid luua sellest, mis juba on ja siis sulle võimaldatakse, sest kõiki asju sa ei saa luua kohe, mis sul pähe tuleb. Võtab aega või on vaja šaktit või askeese näiteks, siis Jumal võimaldab näiteks, vaatab, et nii üritab, eks. Isegi teemast mööda panna, okei, las ta saab selle kogemuse teemast mööda panna. Et sinna ei saa midagi teha. Ühtepidi see Jumala tunnetus ja püüdlus ja see on meile nagu sisse kodeeritud. Ja achinte peda tatva või siis peda on siis, et Jumal on kõikjal samal ajal kõigest eemal. Meie samamoodi oleme osakesed Jumalast, eks ju, lahutamatud osakesed. Et nagu veetilk ja ookean. Veetilk võib võrrelda ennast ookeaniga, sest on H2O, eks ju. Kvalitatiivselt sama, kvantitatiivselt erinev. Ja tuleb välja, et isegi oma keha, kui sa vaatad juuksekasvuse kontrolli sööd, eks ju, toit seedib, keegi seal isegi oma keha funktsioone, enamus funktsioone sa üldse ei kontrolli nagu. Sa saad hügieeniaga, toitumisega ja mõtlemisega reguleerida seda. Seal juba tulevad eelmised elud ja selle elu lollused ja rumalused, kuidas su keha siis praegu funktsioneerib. Ja see head uudis on see, et paljud seal nagu esoteerilised räägivad ka kuskil, et tuleb välja, et Jumal ei olegi ainult templis. Templis on see egregor, templis võib olla ka Jumal, eks ju, kuna see on Jumala teenrid, nad on südamest Jumalal nii lähedal, seal võivad olla jumalused, võivad olla pildid, pühakute pildid, kes on Jumalaga heas ühenduses olnud. Võib olla ka vend, kes on kuskil koopas, ta näeb ülihinge, on hing ja ülihing, eks ju, teadustab paramatmat. Võib ka, ma ei tea, käia looduses näha, et see on ka, materiaalne energia on ka jumalik energia, Jumala lahutamatu osake, viratruupa sanskriti keeles, Jumala universumi vorm. Et neid aspekte, kuidas Jumalat tunnetada, kuidas Jumal on siin ja praegu kohe alati olnud. See on ainult meie teadvuse reguleerimine, ehk siis kirik, tempel, koda, eks ju, või loodus, või ülihing sinu hinge kõrval, või vaimne õpetaja, pühakud, head eeskujud, või Jumala püha nimi, või eriti pühad paigad, eks ju, kus pühakud on elanud või kus Jumal on kehastunud näiteks. Ühesõnaga, aspekte on niivõrd palju, et kui me hakkame seda piirama, et Jumal on ainult südames, et miks te kirikus käite? Palun käige kirikus, Jumal on südames, kirikus. Kuidas on sinu valikuvabadus, kuidas sa oskad teda näha ja kus sa hetkel tahad siis kogeda Jumalat? Kas Jumala püha nimes võid olla kuskil Urban mingi betoonmajas ja sul on palvehelmed ja sa oled Jumalaga samamoodi ühenduses. Kuskil templikus, kirikus või emakases looduses või vaimse õpetaja lootusjalgade juures mõne inimese, kes on Jumalale lähemal, et siis sa oled nagu selles väljas. Et variante on niivõrd palju, ja siis need vabanemise variante on ka hästi palju, et kui me räägime Jumal ja mina ja öeldakse jah, et ennem on enese teadustamine, siis Jumala teadustamine, kuigi nad käivad paralleelselt või umbes, et sa tahad oma suhet Jumalaga arendada, siis sa ei saa ennast välja lõigata sellest materiaalsest maailmast, sinu sugulased tuttavad, see avaldub sinu läbi heade omaduste, sinu vaimne areng, eks ju, kuidas sa aktsepteerid ja kuidas sa head armastusse oskad käituda vastata ajale, kohale, tingimustele, eks ju, kõikide elus olendaks siin ja praegu, mitte et see on kuskil ulme ainult kuskil kaugel, eks ju, Jumal ootab sind ja sa oled vaimsesse maailma, see on ka variant, aga kõik on nagu koos, kõik on samal ajal. Ja kui sind üldse ajab oksele see kõik värk, siis on Jumal nii tolerantne, et ütleb, et sa võid üldse impersonaalset Jumala käsitlust. Öeldakse alguses üldse hakkab see impersonaalne Jumala käsitlus, brahmani teadustamine, inimene üldse, kui ta hakkab ennast teadustama, et kõik on üks ja me oleme lahutamatu, üks suur pere ja kuidas kõik 5 elementi ja see on Sankhya jooga, eks ju, ja peenelemendid seal, intellekt ja mõistus ja kuidas see kõik toimib, kuidas see hing ja missugune on selle hierarhia, et seal on ka nagu terve nagu süsteem nagu loodusseadused, nagu aastaajad vahelduvad, et Sankhya joogas seletakse ka lahti see analüütilisel meetodil, kuidas siis jämemateeria, peenmateeria, hing ja sa võid siis ka impersonaalselt nagu jah, nagu öelda, et mitte midagi ei ole, kõik on üks, Brahman, Jumal, sina, mina, me oleme kõik üks, et miks sa seda eraldad, eks ju. Jumal võimaldab ka sellist moksat või vabanemist. Aga kes on huvitatud nagu isikuliste seikluste
tõusude mõõnadega ja arendama, see on ka lubatud, eks ju, et ta see transformeerib selle materiaalse kannatuse, iha, viha, kadedus, kõik, eks, transformeerib vaimseks, kus on ka see emotsionaalne mitmekesisus. Ja sa võid olla siis, ma ei tea, Krishna fänn, Rama fänn või Jumala esindaja nagu Jeesus Kristus või palju on erinevad, siin ka ütleme, et see algaja pühand on nagu väga eraldab ja see kaitseb ja ta ütleb, et ainult meie liin, see on hea, see kaitseb teda, muidu tuleb liiga laiali, see on okei. Aga ütleb, edasi jõudnud vendadega räägid siin, kes on erinevad maitsetega nii ja naa, seal saab ikka, see foon on sama, aga igaüks jääb oma maitse juurde, et seal maitseid nagu ei segata, sest see on see valikuvabadus, eks ju, et minule meeldib Krishna, sulle meeldib võib-olla Jeesus, kuidas Jeesus tunnetas Jumalat, eks ju, või seal mõni on musulman, seal Mohammed, eks ju, kuidas Mohammedil, mis suve, ma ei tea, ma ei ole süvenenud. Mul kuidagi ilmselt trehvas nagu see rida, võib-olla eelmistest eludest ta kuidagi nagu köitis see. Vaat sellised lihtsad tõed nagu kuku